soovi kõikidele tervetele, mõistlikele, arukatele ja muidugi kainetele inimestele, kes mõistavad tegelikkust ja saavad aru sellest, mis maailmas tegelikult toimub ja mõistavad seda, et kogu praegune elukäsitlus, kogu praegune teadus, kogu praegune õpetus, harimine, kõik, mida te teate, pool liitika, arstiabi, pool liikliinikute poolt pakutav terviseteenus, kõik on jama, kõik on vale, kõik on pea peale pööratud, kõik on tegelikult pettus ja kõige selle taga tegeletakse tegelikult vaid ühe ainsa eesmärgiga, inimkonna hävitamisega. Ei ole erand ka ajalugu, see ajaloolu, see historia ehk siis otse venekeelses tõlkena Toorast, Tooralugu. Ja kui me teame, et ajalugu on, nagu praegu selgus, Tooralugu, siis minul on küsimus, miks peaksime meie valged inimesed kuulama ja isegi uskuma mingit lugu Toorast, mille keegi androidi inimene, Aadama järglane on kirja pannud ja nüüd siis meie tõelise mineviku pähe on püüdmas ära tõestada. Nad püüavad tõestada seda, et kõik see, mida nad on kirja pannud, on mingil moel teaduslikult tõestatud, kui nad ei räägi seda, kui palju nad tegelikult on ära varjanud tegelikke asitõendeid, artefakte, nagu neid nimetatakse, mis siis on juba ammu pea peale pööranud kogu praeguse ametliku ajaloolu historia ehk siis Tooraloo. Milline on siis olnud tegelik minevik? Seda ärge minge küsima mitte ühegi ajaloolase käest, sest need asjad tegelased on ajupestud. Nad ei tea teile midagi muud öelda kui seda, mida nad kord õppinud on. Aga see, milline on meie tegelik minevik, see on tegelikult kirjas. Seda leiab arvutiavarusest ja kes otsida oskab, leiab üles ja kellel on avatud ajud, kellel on pustepilt juba kokku läinud. See saab aru, et see, mida ma praegu rääkima hakkan, see on ligilähedane, peagi tõene või tegelikult isegi päris tõene sellele minevikule, mida me tegelikult peaksime teadma, sest see minevik peaks olema tegelikult see ehe minevik, mis on siis meie Midgard-maad siin tabanud, need sündmused, need tähtpäevad, need koledad õnnetused. Niimoodi, et istuge mugavalt, kui kell on hilisõhtune, ärge midagi krõbistage, peale kuult ei soovita süüa midagi. Tooge vett, istuge mugavalt ja vaadake lõpuni see saade, sest see on esimene sellest, mida ma tegelikult inimkonna hävitamise kohta teile tahan etendada, esitleda, teada anda. Nagu väga paljud arukad, teadlikud, kuulsad inimesed on öelnud, siis inimene, kes ei tea tema minevikku, see elab tulevikuta. Ja niimoodi vaadates praegu meie kooliõpetust, ajalugu, seda ajaloolut, seda Tooralugu, mida siis meile on pähe aetud, millel ei ole tegelikult tegeliku minevikuga mitte mingit pistmist, siis me näeme, et on elamas ja kasvanud terved põlvkonnad inimesi, kes ei tea üldse mitte midagi nende tegelikust minevikust ja elavad mingites valedes arusaamades, arvates, et nende minevik on tulnud puu otsast ahvide kõrvalt ja nad on tegemas praegu siis läbi elulisi arengusamme, kuid paraku on tegelikult teine ja inimkond on taarne arenenud ja kaotanud endise loojaliku väe ja muutunud täielikult ajupestud, ära petetud inimmassiks, keda varsti hakatakse võrdlema juba loomastunud massidega. Ja mis siis ikka, hakkame rääkima siis sellest, kes me tegelikult olime ja kes me geneetiliselt ka praegu tegelikkuses oleme. Selleks, et kõike aru saada, siis lähme selle juurde, et meie tegelik minevik on veedalik minevik. Meid nimetatakse vanade veedade ehk siis vanade jumalike laste järglasteks ja meie esivanemad ei olnud isandad,
nende ees ei pidanud põlvitama, põrmu langema, vaid meie esivanemad olid siis üliinimesed, olid jumalad ja meie esivanemaid peaks siis austama, ülistama, peaks armastama, aga mitte mingil juhul siis nende ees põlvitama, sest põlvitamine on energeetiline kaotus, on alistumine ja seda siis inimesed teha ei tohiks. Selle asemel peaksid inimesed siis aru saama, et on aeg tagasi võita kõik meie endised võimed ja selleks on vaja jõuda siis sinnamaani, et aru saada, kes olid meie esivanemad ja kes oleme meie, mida me siia sellele Midgard-maale tegema tulime. Meie maa, kus me elame, ei ole mitte maa on see, kus me kõnnime, mis meie jalge all, vaid see maa on tegelikult Midgardi nime all ja kas ta on planeet või on ta lapikkera, lapiktaldrik, ütleme, selle kohta ei hakka siin praegu vaidlema, sest selle kohta ei ole minul ka kindlat kinnitust, aga igal juhul maa ei ole sellepärast ei kumer ega lapik, et maa kumerus võib olla imepisike ja sellepärast on ta pigem nähtav lapikuna, sest maa võib olla väga suur hiidplaneet, kus võib olla lisaks meie teadaolevale siis mandrite asetusele ehk siis ühele kärjele veel mitmeid miljardeid kärgi, seega võib siin selle planeedil elada mitu miljardit erinevat vormi inimolendeid ja muid olendeid ja sellepärast võib see planeet olla siis nii hiidsuur, et selle planeedi kumerust silmaga ega mingit olemasolevate tehniliste vahenditega mõõta ei ole võimalik. Lähme siis asja juurde ja hakkame rääkima sellest, et meie vedalikud esivanemad on siis kirja pannud vanadele ürikutele, millest enamus on hävinenud, mingi osa on peitu pandud Vatikani inimeste pööbli eest ära peidetud ja mingi osa on siis säilinud metallplaatidel santiatel, mis on siis igavesed ja millele on siis russi ruunikirjaga kirjutatud siis väga olulised sündmused, mida on siis hakatud üha enam lahti seletama, lahti mõtestama ja inimkonnale siis edasi andma. Niimoodi siis alustame siis sellest vedalikust aja arvamisest ja ma ütlen, et iga kord, kui aja arvamine läks väga suureks, siis muudeti aja arvamist uuesti nulli, et numbrid vähendada ja sellepärast on vedalik aja arvamine tegelikult väga vana, aga need numbrid ei ole niivõrd suured, kuna pidevalt mingist olulisest sündmusest alates on aja arvamist siis hakatud uuesti arutama nullist. Aga vanim aja arvamine ulatub siis 1,96 miljardi aasta taha, mil siis väidetavalt loodi see meie päiksesüsteem, kus asub siis meie päike Ra, Jarila, Koljada ja päiksel oli siis mitu nime ja kus siis tiirleb ümber päikese või siis kus päike tiirleb siis selle planeedi kohal ehk siis plaadi kohal ja see plaadi nimeks on siis Midgard. Niimoodi siis, et meie päiksesüsteem on siis nii vana ja järgmine ajaarvestus on siis kirja pandud 1,5 miljardit aastat tagasi, kui sellel Midgardil maandus siis meie vägevate aarelastest sugukonda kuuluvate kosmiliste inimeste kosmoselaev, mis oli siis kahjustunud ja ta maandus siis Põhjamandrile ehk siis Hyperboreale, nagu me teame seda kreeka keeles, ehk siis Arktidale, mis on praeguses vene keeles ja Põhjamander on teistkeelne nimi, aga meie tegelik nimi oli siis Daria ehk siis Dar Aritsam. Dar on siis anne, annetus, kink aarjalastele, sellepärast oli selle mandri nimi siis Daria ja see manner siis asus praeguses Põhja-Jäämeres. Selle mandri osa on siis Gröönimaa, see osa, mis siis ei läinud vee alla. Selle mandri osa on siis Teravmäed, Spitsbergen teise nimega, Nova Zemlja ja veel mõned saared, mis on Põhja-Jäämeres, mis on jäänud siis upumata, aga see, et see manner siis ära uppus, sellest me räägime hiljem. Nii et
Darja asus siis seal Põhja-Jäämeres ja sinna siis maandus meie esivanematest jumalad vigastatud Vaitmar ja nemad siis tuvastasid, et maa on arenenud sinnamaani, et on elatav ja maal elasid juba paljud loomad, kes olid siia jumalate poolt siis elama pandud. Siin oli juba lopsakas taimestik ja siin elasid loomad ja seega siis järgmine ajaarvestus oli 957 529 aasta tagune, suve tagune arvestus, kus siia saabusid siis esimesed jumalad. Nagu teada, siis vedadel oli 108 jumalat, ehk siis nagu ma olen juba rääkinud, mitte siis isandat, vaid esivanemat ja kes siia täpselt tuli, selle kohta andmed puuduvad, aga jumalad hakkasid selle maad siis sisse elama ja nagu ma võin öelda uhkusega ja autundega, et meie aarialaste esiisade maa on kogu see Midgard ja kõige muud inimlaadsed mutandid, kimäärid ja androidid, kes siin on siia segitatud ja toodud, ei oma sellele Midgard maale mitte mingit õigust. Niimoodi siis järgmine ajaarvestus oli 604 395 aasta eest, kui maal täheldati siis 3 päikest. Nagu teada, siis siin Darjal sel ajal päike paisis kogu aeg ja selle Darja asustamise kellaajaks märgiti siis õhtul kell 6. On teada, et vedade ajaarvestus oli hoopis teine, kuna siin oli väga väikesed sekundist mitmeid, võin öelda, et 10 000 kordi väiksemad ajaarvestused, siis see kella 6 kellaaeg või vedade ajaarvestuse järgi 15:144.1024. Niimoodi, et see oli siis selline ajaarvestus, millest võib teha tegelikult üldse kogu sellest kalendrist, kuidas Koredaarist tehti kalender, sellest võib teha eraldi ajaarvestuse, nagu ka sellest, kuidas russi keelest tehti vene keel, ehk siis kärbiti, taandarendati, lõiguti, löödi kirjaga tegelikult minema kõik oluline ja asendati siis sellise androidliku ajaarvamisega ja keel koitseti siis nii palju, et 3 tähtedest võeti ära, muudeti, asendati. Darjal siis oli päike, kes ei tahtnud, mis ei tahtnud või kes ei tahtnud siis loojuda ja paistis siin kogu aeg. Niimoodi oli siin siis ka üles täheldatud aeg, kui oli 3 päikest ja oli teada, et Midgard maa, siis meie päikesesüsteem asus siis linnude galaktika sellises punktis, kus paistsid meie Midgardile veel ka naaber päikesesüsteemide päikseid, millest üks oli siis hiidpäike, mis oli hõberast värvi ja teine oli siis rohekas päike. Niimoodi, et kui siin nagunii oli kogu aeg päev, siis vahel oli see päev siis 2, vahel isegi 3 päiksega. Selline huvitav aeg oli siis siin sellisel kuldajastul. Järgmine ajaarvestus on siis 460 539 suveringi eest, ehk siis Dari ajast, kui siia saabusid siis aarialased, ehk siis aarialaste esimene rass, kes oli siis kõige esmane selle Midgardmaa asustaja. Nemad siis maabusid siia Põhjamandrile Darjale. Nad olid Zemuni tähtkujust pärit ja taevase lehma ehk siis väikese vankri tähtkujust ja nende päike oli siis Tara, nagu meie siis teame, oli siis Tara siin mõnesestlaste jumalanna, aga see Tara siis ei olnud niisama, sest me kõik oleme tegelikult ju ühest allikast pärit. Me kõik oleme ühte verd, ühed aarialased, slaavlased ja meil on kõik tegelikult tipus kõigil üks sama jumal, kelleks on rood ehk sugukond. See Tara oli siis polaartäht ja nende aarialaste silmavärv oli siis hõbedane ehk siis hallikas. Nende juuksed olid siis helevalged või siis täitsa valged, neil oli esimese rühma veri, kasv oli 1,75 m kuni 3,90 m, need oli siis kõige pikemad aarialased ehk siis valged inimesed. Kas need näidud, vererühm ja nende pikkus siis on nüüd tõesed või mitte, aga ärme hakka seda vaidlustama, kui niimoodi on kirja pandud, siis loeme selle siis
tõeks või siis pooltõeks, mida ei saa ümber lükata. Siin on ära toodud, et nende darjalaste hulka kuulus siis Siberi russitšid, Tobolski tatarlased, ehk siis loode Euroopa rahvad, sealhulgas germaanlased, rassitšid, Kjugorskid ja Lukomorskid, et huvitav, kes need olid, taanlased, hollandlased, flaamlased, latšallid, lätlased, latid, riivid, leedukad ja litovanid ja sealhulgas ka eestid, ehk siis meie eestlased. Nagu näete, siis mitte aestid, nagu siin tuleb ingliskeelsest allikast, aga eestid, kus siis tuligi nimi Estland, Estonia, eestlane. Järgmine ajaarvestus on siis 273 915 aasta eest, mis on siis aeg harrast, ehk siis kui eelmised olid darjalased, aeg oli darra, siis praegused asukad, kes tulid siia inimesed, need darjalased olid harjalased, ehk siis rohesilmsed valged inimesed. Nemad tulid siis Finnist, see sõna tõlkimata, seda ei olnud võimalik tõlkida, kuna üheski keeles ei ole sellele vastet. Ma rõhutan siinpool vahepaikana, et vana russi keel on maailma loomise keel ja nii palju tähti, nii palju sõnamõisteid, kui on vanas russi keeles, ei ole mitte üheski keeles, kuna kõik muud keeled on siis tuletatud, teislikud, androidide poolt loodud, nii et see sõna jääb tõlkimata, aga Finisto Jasnema Sokola, ehk siis nad on pärit siis sellest Finista selge pistriku tähtkujust, praegu teadaolevad siis Orioni tähtkujust. See aarjalaste sugukond oli siis, nägi välja siis niimoodi, et nende silmaiiris oli roheline ja nende päike oli rada, neil oli esimene vererühm, harva teine, nende pikkus oli 1,80 m kuni 3,60 m, ka päris pikad, siis natuke lühemad, kui olid harjalased, hallisilmsed, hõbesilmsed inimesed. Nende juuksed olid siis ka valged, helevalged ja nende hulka käisid siis idaslaavlased, kirderussid, prussid, pomorski ja russi ehk siis mereäärsed russid, võib-olla siis selle Põhja-Jäämere äärsed, skandinaavlased, soomid, sveid, rodeid, anglosaksid. Ma rõhutan, et mitte need anglosaksid, keda me praegu tunneme, kes on siis nende androidsete geenidega, ehk siis geenmuundatud, vaid need anglosaksid, kes elasid siis tegelikult ennem. Ma räägin nendest brittidest, anglosaksidest eraldi, võib-olla selles saates isegi olid normannid, kes elasid siis praegusel Prantsusmaa alal, murmanid, olid gallid, islandlased, belovotski ja russitši, ehk siis Belovoodi russid ja šatorussid. Ühesõnaga, nemad olid kõik siis rohesilmsed ja nagu teada, siis rohesilmsed aarjalased on siit maamunalt peaaegu täielikult hävitatud, sest nendel olid magilised võimed ja neid peeti kõiki nõidadeks ja kui keskaegse, siis tegelikult alles 300 aasta eest natuke varem peetud inkvisitsiooni käigus hävitati ära siis kõik, kellel olid rohelised silmad, sest neid kõiki peeti siis ülivõimetega nõidadeks. Selline saaga siis oli siis nendel rohesilmsetel aarjalastel. Järgmine ajaarvamine, mis siis on kirja pandud, on 211 707 suveringi eest Svaga aeg. Svaga oli siis šatorusside lühend ja šatorussid olid siis sinisilmsed aarjalased. Nad tulid siis Luige tähtkujust, mis asus suures vankris. Nad maabusid siis Darjal Svaga saare peal. Seal oli 4 saart, sellest ma räägin ka kohe eraldi. Ja nemad nimetasid endid siis Svagaks, ehk siis Sva on nagu kumav, kiirgav ja ka on prodižeeni, ehk siis edasiliikumine, edasi arenemine, ehk siis kumav edasiliikumine, kumav edasiareng. Ehk siis nagu teada, hinged tulid siia kehastudes arenema ja ju siis olidki võtnud siis endile ülesandeks sellise kumava edasiarengu. Nende
helesinist, mitte enam siis otseselt aarjalaste alla kuuluvate nagu kaks esimest, darjalased ja haarjalased, vaid slaavlaste alla kuuluvad šatorussid. Nende kasv oli siis 1,75 kuni 3 meetrit, nagu näha siis natuke juba lühemad kui need kaks esimest aarjalaste alla kuuluvat rassi. Ja nende vererühm oli esimene või teine, juuksed olid siis alates valgest kuni helevalgeni ja silmavärv oli siis taevavärvi ehk siis helesenisest kuni tumedama seniseni. Ja selle sugukonna alla siis kuulusid põhjarussid, valgevenelased, boorussid, ehk siis boorus tähendab siis boorostvenne russi ehk jumalikud russid, kes elasid siis Borussias, praeguses Saksa liitvabariigis. Nagu näha, siis seal ei olnud see maa mitte saklaste päralt, vaid russide päralt. Seal olid siis tšervoonirussid, kes elasid siis Poolas, olid poljaanid, idamaised russid, hõbedased russid, serebraane russe ehk serblased, olid horvaadid, iirlased, skotid, assüürlased, kelle nimi oli siis Assüüria ehk siis Assad Iirialt. Iiria oli siis aarjalastest russide hilisem kodumaa kui Darja põhjalasti. Ühesõnaga Assüüria ehk siis Lähis-Ida oli ka kõik valgete russide päralt, aarjalaste päralt, enne kui see androidsete mutantide poolt pärast üle võeti. Siia hulka käisid veel makedoonlased ja nende põline kodumaa siis kosmilises galaktikas on Rutamaa ja see asus siis luige tähtkujus ja nende päike oli siis Arkolõnn. Järgmine tärmin veedade ajaarvestuses on siis 185 787 suveringi tagasi, ehk siis aeg tuules. Tuule on siis rasseenide saabumine Darjale, seenid on siis neljas roodi ehk sugukonna rass, ei kuulu mitte kahe esimese aarjarassi sekka, vaid kuulub siis koos šatorussidega, senise ilmsetega siis slaavlaste hulka ja nemad on siis need, kes asustasid Tuule saare, Tuule provintsi Darjal. Tuule tähendab siis tuld, tuli, tull, ka eesti keeles tuli muideks. Nii et see on näide, et me oleme ka sealt tulnud, et sõnad on meil sealt tegelikult pärit. Selge on see, et Darjal ei räägitud eesti keelt ja eesti keel, kõik muud keeled, mida inimesed valdavad, on siis teiskeeled ja seal oli siis vana russi keel, mitte vene keel, vaid russi keel, mis sarnanes siis rohkem sanskritile, kuid sanskrit see ei olnud. Niimoodi, et selles vanas russi keeles on siis maailm loodud, seal on iga sõna tegelikult paigas, igal sõnal on oma kindel tüvi, millest on tuletatud väga palju sõnu ja mis on siis väga kujundlik ja loov. Sellest räägime aga teine kord. Niimoodi siis nad jäid elama sinna Tuule saare peale. See Tuule saar oli siis nagu meistrite ehk siis ässade saar. Seal oli siis sellised töömehed, kes siis tegelesid Darjal enamuse tootmisega. Nemad siis oskasid niimoodi toota kõike siis ehitada, et ei rikkunud loodust, kõik oli taaskasutatav ja loodust säilitav. Sellepärast on ka Saksamaal olnud selline orden nagu Saksa tuuleorden, mis siis ka on pärit ehedast sellisest darjalikust šatorusside ehk siis selle rasseenide Tuule saare allika. Slaavlaste sugukond Tuule tuli siis Daždbogi päikesesüsteemist. Daždbog on siis üks aarjalaste jumal ja tuli siis Ingardi tähtkujust. Selle päikesesüsteemi ühe aasta või siis suveringi täitumise aega on 567 ööpäeva ja nemad nimetasid siis endid Daždbogi ehk siis eestikeelsesse tõlkesse ümber panduna siis vihmajumala lapselasteks. Nende päike asus siis rassi ehk siis valge leopardi või padruse tähtkojus. Nende pikkus oli 1,75 kuni 2,85 ja nad olid siis lühimad nendest aarjalastest, nendest valgetest slaavlastest. Nende silmad olid siis pruunid, tulevärvi, siit ka tuli ehk tuul ja nende silmad võisid olla ka hele pruunid ehk siis kollakad. Juuksed olid siis tumevalged
ja nende hulka siis kuulusid lääne rossid, rõsitšid, taallased, nende seas siis etruskid, ehk siis see oli ruski oligi etnos ruski, takiitlased, takid ja moldaavlased, samariitsad, polesgid, süürlased, frakiilid, frankid, koodid, albaanlased, avaarid. Ma tahan siinkohal rõhutada, et need itaallased, need süürlased, moldaavlased ja albaanlased, koodid, kes siin olid, frankid, nemad ei olnud siis mitte praegused tumeda nahaga, tumedate juuste, tumedate silmadega inimesed, vaid praegused mainitud rahvad on tegelikult juba siis segunenud ja nendest ehedatest, pruunisilmsetest, kuid heledate peadega ja heledate nahkadega inimestest ei ole seal enam mitte mingit lõhnagi järgi. Rääkides siis veel meie kahest daarialastest ja haarialastest, võib öelda, et need kaks kosmilist rassi on siis ennem kokku puutunud kosmiliste sõdade käigus tumedama poolega, nende teemaliku maailma olenditega ja seepärast on nemad siis rohkem sõjakamad ja oskavad läbi näha valskust, kurjust ja sellist pettust. Neil on geneetiline soodumus ära tunda vaenlasi ja neid vaenlasi siis juba eelnevalt tuvastada, neist eemal hoida ja sellepärast olid nemad siis kaitsmas 12 slaavlaste rassi, šotarusse ja rasseene, siis sinisilmseid ja pruunisilmseid slaavlasi nende tumedate jõudude eest, kuna nemad on tulnud siis sellistest kosmilistest paikadest, kus ei ole olnud kosmilisi sõdasid ja need erinevad tumedad olendid, alla käinud teemonikud, saatanlikud vaimud ei ole neid ennem rünnanud ja sellepärast ei ole nad ka kokku puutunud pettusega ja on siinses maailmas rohkem haavatavad ja rohkem ära pädetavad. Sellepärast on ka väljend, et liiga sinisilmne, kuigi sama võiks öelda ka liiga pruunisilmne nende kohta, kuid nagu selgunud, siis rasseenidest ehk pruunisilmsetest on rohkem kloonitud neid androidseid rasse, semiitlikke rasse ja kõik praegused lõuna-eurooplased, araablased ja hinduid ja kõik, kes on, tegelikult on kloonitud nendest ja šatorussidest, sinisilmsetest on siis kloonitud ainult need androidsed inglased ja kellega on väga palju segunenud ka androidsed juudid, nii et sealt on tulnud siis sinisilmsed androidid, kuid enamus androide siis on ikkagi pruunisilmsed. Kui nii võtta, siis oleme meie siis selle Midgard maa esmasukad, esmased asustajad, selle maa pärijad ja kogu see maa kuulub tegelikult meile, valgetele inimestele ja praegu siis ma tean, et Venemaal on kogukond, kus Vene võluvägede kogukond on siis vastu võtnud sellise otsuse, et nemad astuvad siis Midgard maa õigusjärgsesse pärandisse ja nemad siis teavitavad avalikult, et kogu praegune see meie jalgealune maa, kus me kõik elame, olenemata siis kontinendist või mandrist, on siis meie aarialaste ja slaavlaste ehk siis daarialaste, haarialaste, šotorusside ja rasseenide pärandmaa kuulub meile ja kõik kimäärid, kõik mutandid, kloonid, kõik, kes siin on siis kokku klopsitud, kokku vormitud androidsetest ja reptiilsetest ja loomsetest geenidest, on siin külas ja peavad siis paraku selle maa, Midgard maa vabastama. Kuigi ka meie pole siin päris kodused, aga kuna me oleme selle maa esmasukad, on see meie maa, see näitab ikkagi seda, et siin maal on ainsad kodused olendid loomad, mitte inimloomad, vaid loomad, kuna loomade luude tihedus on siin, ütleme, koefitsiendiga 1 ja 1,2, siis inimeste oma on 0,8, ehk ei ole päris selle Midgard maa sagedusega, maa tihedusega päris võrdne, sellepärast sünnivad siin ka lapsed, kes on natuke nõrgemad, nad sünnivad siia ja nutavad, kuna nad tulevad siis ehedatelt kosmilistelt planeetidelt, kus on siis hoopis teine sagedus ja sellepärast nad ei ole siin ema isast veesest väljudes kohe endid koduselt tundmas. Nad nutavad, sellepärast nad ei suuda kanda pead ja neil läheb aega, enne kui nad käima õpivad. Aga loomad, kes on siin siis loodud, on siis selle Midgardi
päris loodud olendid, hingelised asukad. Nemad siis on siin nagu kodus, sünnivad siia kohe elujõulistena, hakkavad kohe kappama, ringi jooksma. Niimoodi on see lood, aga siiski on see meie maa ja meie oleme siin need, kes peavad siin kõike tegelikult omama ja siin kõike kavandama. Järgmine tärmin siis vedalikus aja arvamises on 165 051 suveringi tagasi. Selle aja eest külastas siis Midgard maad jumalanna Tara. Ta tõi siia siis kaasa pühade puude seemned ja lisaks sellele, et siin kasvas juba enne rohelus, oli siin olemas floora ehk siis taimestik. Tõi ta siia siis veel väga palju seemneid, milles kasvasid väga vägevad puud. Sellepärast võetakse ka praegu Tarat puude jumalannaks, kes annab siis puudele väe. Midgard maad külastas samuti ka Dashboog, vihma jumal Tarh Perunovitš, ehk siis ta oli tegelikult siis sõjajumal Peruni poeg. Ta oli siis iidsete pärimuslike teadmiste hoidja, kes siis kinkis inimkonnale, roodile taevalikud teadmised, 9 Santia raamatut. Need Santiad olid kirja pandud siis ruunides, olid siis kirja pandud vanade vedade poolt ja need teadmised Tarh Perunovitši ehk siis Tarha Peruni poeg, selle jumala poolt, olid siis kirjutatud metallplaatidele, sellepärast nende nimi ongi Santiad. Santia ongi metallplaatidele kirjutatud pärimus ehk siis ruunikirjas kirjutatud minevikupärand. Need olid siis kirja pandud haarjalaste ehk siis rohelisilmsete haarjalaste ruunides. Nagu siis teada oli, igal erineval roodi sugukonnal, darjalastel, haarjalastel ehk siis haarjalastel ja svetorussidel ja rasseenidel oma tähestik, oma ruunikiri, mis kahjuks pole kõik säilinud. Need santiad olid siis kinni aheldatud väidetavad 3 rõngaga, mis siis tähistasid 3 põhilist maailma, Javi ehk siis seda Jaunei ehk siis seda ilmset maailma, kus meie elame, Navi ehk siis allmaailma, kus olid siis uuele ringile kehastuma läinud hinged ja vaimud, kes siis ei olnud sellest maailmast välja arenenud ja pidid siis uuesti siia kehastuma. Ja oli siis pravmaailm ehk siis helemaailm, kes olid siis slaavlaste, aarjalaste jumalad ehk siis need, kes olid sellest ilmsest maailmast Javist välja arenenud ja läksid siis oma teed, olid kosmilises arengus teinud sammu edasi. Sellepärast ongi tegelikult russid pravoslaavid ehk siis pravoslavneid, sest see pravmaailm oli esimene jumalik maailm ja seal on veel üks kõrgem slavmaailm, nii et need 2 jumalikku, prav ja slavmaailm, mis on kõrgemad siis sellest javmaailmast, ilmsest maailmast, olidki siis jumalate ja kõrgemate jumalate maailmad, kellesse siis usutigi ja mille siis Vatikani roomakatoliku saatanlik ristiusk üle võttis ja praegune pravoslav ehk siis pravoslavne ehk siis õigeusk on hoopis midagi muud, kui oli see pravoslav, mis siis oli vedalik esivanematesse uskumine. Kõik siis aarjalikud ja slaavlikud inimesed, kes elavad siis eri galaktikates, eri tähesüsteemides ja eri maadel, elavad siis kõik ühtede iidsete tarkuste järgi, meie esivanema roodi poolt paika pandud eluvalemi, elukäitumise järgi, käitumisnormide järgi, suuniste järgi ja neil on siis kõik oma käitumisreeglid, omad käitumisõigused, nii et kõik see rood on tegelikult üle kogu universumi ühine. Tara on aga jumal Tarhi ehk siis selle Dashdiboogi poja tütar ja nende mõlema järgi siis on ka selline nimetus nagu Tartaria, mille tegelik nimetus on siis Tarh ja Taria, Tarhtaaria. Tartaariast ma olen rääkinud, sellest praegu rääkima ei hakka, aga igal juhul kõik, mis on vanas vedalikus käsitluses kirjas, kõik tegelikult omab mingeid sügavaid juuri, kõigel on mingi kujundlik kuvand olemas ja kõik tegelikult tähendab midagi, nii et tühjusõnu siin eriti ei ole ja see Tartaaria ulatus siis Uuralitest kuni Vaikse ookeani, Põhja-Jäämerest kuni siis Kesk-Indiani välja. Et Tarh ja Tara siis Peruni lapsed olid siis selle meie Tartaaria mitte riigi, aga siis meie Tartaaria kogukonna jumalikud hoidjad.
järgmine ajaarvestus on siis 153 387 suveringi tagasi Assa Deast. Assa oli siis nagu ässade, Assi on ässad, see on siis jumalate võitlus. See oli siis ajatärmin, kus käisid kosmilised sõjad, mis siis ei olnud ainult mitte siin Jaavis, selles ilmses maailmas, aga olid ka kõrgemas slaavi ehk siis jumalike ja braavi ehk siis kõrgemate jumalate maailmas. Ja seal ei osalenud mitte ainult inimesed, leegid, arleegid ehk siis jumalikud, pooljumalad ja jumalad, aga selles maailmas osalesid siis slaavlaste ja aarjalaste vastu sellised hallid kašeid. Hallid on siis need androidsed tulnukad ja nende poolt sõdisid veel ka mustanahalised inimesed, kelle nahk oli siis pimeduse värvi. Nemad sõdisid siis nende kahe kosmilise rassiga ja enne seda, kui nad olid siis kolinud veel siia maa peale, olid inimesed, aarjalased ja slaavlased elanud Svarogi tähtkujus Deal. Seejärel olid ümber kolinud Marsile ja see kosmiline sõda tegelikult oli kestnud mitmeid tuhandeid aastaid ja sõditi siis kosmiliste tumedate jõudude vastu, millised püüdsid siis tekitada ebakõla meie ellu, püüdsid siis pääseda meie Midgard maa peale pärast seda, kui inimkond, aarjalased ja slaavlased olid siis siia kolinud. Nad olid siis esmalt suutnud maabuda Svarogi maa kuu Lutitsi peale ja sealt nad püüdsid siis rünnata sellist maad nagu Deiad. Tumedad jõud suutsid siis selle kuu Lutitsi hõivata ja tahtsid siis sealt alustada rünnakut Svarogi maa ehk Deia vastu, kuid jumalad said sellest teada ja suunasid kristallse väe abil selle Deia siis teise sagedusse, siis kaotasid ära, seega ei saanud need mustad Deiat rünnata, ta haihtus nende vaateväljast. Seejärel tekitati siis lööklaine ja see lööklaine purustas siis selle Lutitsi kuu. Sellepärast on praegu ka Marsi kõrval orbiidil selline asteroidide vöö, et see on selle tumedate teemonitega õhku lastud või siis purunenud kosmilises sõjas purunenud kuu, Lutitsi ja jäätmed ehk siis need jäänukid. Selle Deia teine kuu Fata, mis siis alles jäi, see siis toodi sealt Midgard maa orbiidile ja pandi siis kahe eelneva Leia ja kuu kõrvale tiirlema ja pandi siis tiirlema niimoodi, et see tegi siis 13 päevaga tiiru ümber Midgard maa. Järgmine ajaarvamine on siis 143 011 suveringi, aeg 3 kuu tekkimisest Midgard maale. See on aeg, kui Midgard maa ümber tiirlesid 3 kuud, Leia, Fata ja praegune kuu. Leia oli siis väikseim kuu, mis tegi maale tiiru peale 7 ööpäevaga. Fata oli keskmine, tegi siis 13 päevaga ja praegune kuu siis oli suurim, tegi siis ja teeb siiamaani maale tiiru peale 29,5 päevaga. 2 kuud Leia ja kuu siis olid Midgard maale juba ennem kodused kuud ja Fata oli siis see kuu, mis siis, nagu ma juba rääkisin, toodi siia puruks lastud planeedi Deia kuu. Järgmine ajaarvestus, mis siis vajastub, on 111 827 suve tagasi ja see on siis märge suurest ärakolimisest Darialt. Oli siis aeg, kus inimesed hakkasid Darialt ära kolima, kuna nende wolfid ehk siis targad nägid ette, et juhtub õnnetus ja Daria manner siis vajub vee alla. Niimoodi ka juhtus, sellepärast et tumedad tegelased, kašeid ja muud igasugused teemonikud olendid kaperdasid siis Midgard maa väiksema kuu Leia. Tahtsid sellelt siis hakata korda saatma rünnakuid inimkonna vastu ja meie jumalikud esivanemad purustasid selle kuu Leia ja niimoodi kukkus Leia siis paraku just sinna, kus elasid valged 4 rassi ja kuna nad olid eelnevalt kõik ära läinud sealt, siis see manner vajus vee alla enamuses. Inimesed läksid üle Uraalide mäekitsuse siis praeguse Siberi aladele ja hakkasid sealt mööda maailma siis laiali valguma. Järgmine suvearvestus oli siis 106 799 aasta eest, kui asustati Asgardi riski 9. Tailetil. Tailet oli siis 9. 40.
vanasti ei käinud elu mitte kuu põhimõtte järgi, mitte 30 arvestuste järgi, vaid 40-ste ja talett oli siis viimane 40-ndik ehk 9, oli siis 9 40-ndikku, 360 päeva ja seal iga aja tagant, kas 15 aasta tagant arvestati siis juurde 5 päeva, oli mingi selline tegemine sellest koledaarist ehk siis selle kalendrieelasest peaks tegema tegelikult eraldi saate, aga nii et jah, 9 talett, 9 40-ndik oli see aeg, kui see Asgardi riski asutati. Äss tähendas ässa ehk jumalat, kes on siis sündinud inimkehas, see maa-ala, kus nad siis elasid, see oli Assia, mitte Aasia või Assia, see nimi on ära moonutatud. Sellest Assiast kirjutab isegi Muina-Skandinaavia eepos saaga inglingidest, ehk siis inglingide saaga, kuidas keegi võtab. Gard tähendab aga jumalate linna. Iriski oli sellepärast, et ta oli Iiri jõel, Iiri Tishaishi, mis lühendalt tähendab Irtõš. Kõigest 4 Asgarde oligi ehitatud, neist esimene oli siis Darial, mis asus siis põhjapoolusel, kus oli siis nagu teada soe ja sai siis hukka väiksema kuu Leia kukkumise järgselt Põhja-Jäämerre ehk siis selle Daria pinnasele. Asgard Sagdiski, mis asub praeguse Ashabadi aladel, võin siis öelda, et Ashabad ei olnud vanasti praeguses mõistes turkmeenide elupaik. Need mongoliitsed turkmeenid on sinna tulnud palju hiljem. Ashabad oli valged ässade maa, kus nad elasid ja turkmeenid on sinna tulnud hiljem ja Asgard Santotski, praegune Uppsala linn ja see asub Rootsis. Nii et Rootsigi ei olnud siis rootsikeelne, Rootsis kõneldi veel 150 aasta eest vene keelt ja Rootsi ja Norra viikingid olid siis viitjasid ehk siis vägilased. Nii et kõik see tegelikult on ära moonutatud meie ühtsest rahvast, russidest ehk siis aarialastest ja slaavlastest on tehtud eri rahvad, on pandud erinevad keeled, eri kohanimed, selleni me alles jõuame. Ja iidse Asgardi riski varemeed leiti 1530 ja selle olid purustanud siis Tšungaarid. Tšungaarid on siis endised mongolite ja kalmõkkide esivanemad ehk siis mongoliitsed Hiina soost rahvad, kes siis pidevalt nende samade tšainidega siis endi verevendadega sõdisid, samade kloonidega nagu need tšainidki olid ja lõpuks nad siis purustati. Selle koha peale, kus oli siis vana Asgardi riski Irtõši jõe kaldale, asustati siis praegune Omski linn, mis on siis suur miljonilinn, oblasti linn Venemaal. Meie järgmine suvearvestus on 44 565 suve tagasi, kui moodustati suur Rasseeni Koolo ehk siis Rasseeni ring. See oli siis aeg, kui ühinenud slaavi aarialaste sugukonnad moodustasid ühisringi, sellise ülisuure kogukonna. See oli siis Midgard maa asustamise üheks etapiks ja esimene etapp oligi siis Daria mandri aarialaste ja slaavlastega asustamine. Teine etapp oli siis, kui vägevad ässad asusid siis isegi Areialt, siis Areia maa oli Mars, siis Marsi pealt ümber siia meie maa peale ja niimoodi nad siis olid endist sisse seadnud igal pool üle põhja poolkera. See kõik oli üks rass, kõik oli siis ühed ässad ehk siis ühest roodist sugukonnast pärit ja Rasseenia oligi siis nagu Rasselenia ehk siis nende ümberasustamine ehk siis see maa, kuhu nad kõik ümber asustusid, selle maa nimi oligi Rasseenia ja sealt tuleneski see nimi Rassia. Siin oligi siis nii, et kõikide sugukondade vanemad tulid kokku ja otsustasid luua sellise ühise ringi, suur kogukonna, et elada siis kõik ühtse suure kogukonnaga. Meil hakati aega uuesti nullist arvestama. 40 025 aasta eest saabus siia kolmas kord läbi siis mineviku Vaitmanil sõjajumal Perun. Siin on siis kirjas, et rohkem kui 40 000 aastat tagasi saabus kolmas kord kõrgemaid slaavi aaria jumalaid Perun, kes laskus siia siis suurel taevalikul vankril Vaitmanil. Saabus meie juurde siis Urai maa pealt, see on siis kotka tähtkujus. Et huvitav, et see sündmus on Mehhiko rahvussümboliks võetud ja seal on siis selline pilt, et kotkas neelab siis madu ja just 2012 oli siis nende mehhiklaste ehk indiaanlaste kalendrimaiade siis kalendri lõpp, selle järgi pidi siis saabuma kolmas kord Vaitmar, aga nagu teada, siis olid need mehhiklased
maiad ja muud indiaanlased siginenud siis valgete atlantidega, nende aarjalastega, kes läksid siis läände, asustasid Atlantise saare. Seal nad olid siis siginenud indiaanlastega, sellepärast olid indiaanlased siis üle võtnud valgete aarjalaste eluteadmised, pärimused ja sellepärast nad siis tegid ka kalendri, mis tegelikult oli nende oma kalender ja ei olnud enam siis kooskõlas päris selle aarjaliku nägemusega, küll aga pidas paika see, et 2012 sai läbi siis kosmiline öö ja seda ka maiade kalender kajastab. Oli siis ka märgitud, et saabub valguse võit pimeduse üle ja kotkas sööb ära siis mao. Mao aeg oli siis maoraste aeg, reptiloidide, naagide aeg, mis oli siis praegu kuni aastani 2012, kui oli kosmiline öö, kui meie valgete jumalate mõju siia peaaegu ei ulatunud ja nüüd siis on see aeg läbi ja nüüd siis meie valged jumalad ehk siis just nagu kotka tähtkujust saabuvad jumalad neelavad alla ehk siis hävitavad ära praegused maod ja maoaeg saab läbi. Azteekide legend sätestab, et nende esivanemad tulid põhjast, kohast, mida nimi oli Aztlan, see tähendab, et nad olid nagu atlandid ja olid tegelikult Atlantidalt ehk siis Atlantiselt. Nad olid siis saabunud koos sellise Atlantide jumalaga nagu Huitzilopochtli, mis siis tähendab vasakukäelist koolibrit. Peruni Vaikmaan maandus siis Asgardis, jumalate linnas, Siberi Belovoodies ehk siis valge jõelise alanimelises paigas ja koguni 9 päeva jooksul vestlesid valgete aarjalaste ja slaavlaste teadjamehed ja parimad sõjardid Peruniga. Ta jagas neile siis eluteadmisi pravimaailmast, millised oli kirja pandud siis Wolfide poolt, sellise kõrgema kasti aarjalaste poolt ja see oli siis kirja pandud santijate kuldplaatidel. Jumalad ise siis elavad mitmetahulises maailmas, praavis, see on siis tõemaailm, mis omab näiteks 65 536 astmes 2048 mõõtmelist avarust. Ehk siis, et veel kord aru saada selle maailma meeletust, meie mõistes hoomamatust, arusaamatust suurusest, ma toon selle numbri veel kord välja, 65 536 astmes 2048. Sellise mõõtmega on siis praavimaailm, kus siis elavad meie valged jumalad, meie esivanemad, meie loojad. Nii et olles mitmetahuliste maailmade asukad, keastuvad meie jumalad siiski sageli meie ilmses javimaailmas ja teevad seda siis läbi keastumise inimkehades. Nii mõnigi inimene siin meie seas on tegelikult meie jumal, kes on siis saabunud siia keastununa inimeseks ja tees siin siis jumalikke tegusid, mis siis valgustavad, äratavad ja toovad inimkonda välja siis pilkasest pimedusest, viivad siis uude, kõrgemasse, valgemasse maailma. Järgmine tärmin on siis 13 029 aastat tagasi vägevast kuulsast suurest külmast. See suvearvestus on siis seotud suure külma saabumisega, mis on siis tingitud suurest katastroofist, Midgard maa peale kukkunud kuu Fata suurest tükist. See tükk kukkus siis Vaiksesse ookeani ja kukkus sellest kuust, mis käis siis ümber Midgard maa 13 tööpäeva jooksul ja see Fata siis tiirles maa ekvaatori ümber, nagu päike muideks praegu. Santia Vede Peruna, siis need raudplaatidel, kuldplaatidel, ruunikirjas kirja pandud mineviku pärimused siis on kirjutanud, et rasked ajad saabuvad pühale rassi aarjalaste russide maale. See oli siis ettekuulutus, mis kirjutas, et maale jäävad alles ainult teadjamehed, kes siis hoiavad vanu iidseid pärandeid. Ehk siis see kirjeldas, kuidas inimesed hakkavad kasutama siis maast tihjaid, kuritarvitama ja hävitavad sellega siis suur osa maast. Perun oli see siis siin maal käigu ajal, kui ta käis 40 025 aasta eest seda ette ennustanud niimoodi, et see tema ennustus läks siis täide. Siin oli siis juhtunud selline asi, et kui maa väiksem kaaslane Leia siis alla lasti, see oli siis 111 000 aasta eest, kui inimesed asusid Darialt ümber maismaale, Assia aladele, siis läksid ühed haarjalased, need rohesilmsed läände ja asustasid Assia mandri lääneosa. Asja mandri lääneosa siis on praeguses mõistes Euroopa ehk siis
moondunud nimega Euroopa, ainuke maailmajagu või manner, mis ei alga siis A-tähega, mille nimi on siis nähtavalt välja vahetatud. Nemad asusid siis Lääne-Euroopa aladele, asustasid sellised saared nagu Briti saared, muu Lääne-Euroopa ja läksid üle Lombi, üle Atlandi ja asustasid Põhja-Ameerika maa, kus elasid habemete inimesed punanahaga, ehk siis meie mõistes habemete punanahaga inimesed on indiaanlased. Nemad asusid elama siis nii Põhja-Ameerikasse kui Atlandi ookeani saartele ja elasid siis suures enamuses seal. Ja nagu siin kirjutab, nende kasutuses oli siis kosmoselaev Weizmann ja nemad siis said selle abil lennata üle ookeanide ja maanduda siis seal, kus nad tahtsid. Samuti maandusid nad siis ühel saarel, mille nimeks nad panid Atlann, meile teadaolevat Atlantis, Atlantida siis vene keeles. Seal arenesid siis need haarjalased, rohesilmsed haarjalased niimoodi, et nad hakkasid reetma siis sugukonda, hakkasid reetma neid konne, rita verepuhtuse seadust rüvetama ja hakkasid sigima siis nende punanahalistega, habemetute inimestega ja sellega siis läksid nad alla hingesageduselt ja hakkasid rikkuma ka neid konne ehk reegleid, mis siis ei lubanud rakendada või kuritarvitada maastihjaid. Nad hakkasid siis kasutama mikardmaastihjaid teatud võlukunste ja teadmisi siis omades oma kasuks. Niimoodi segaverelisteks muutudes hakkasid nad sõdima isegi mõningate valgete kaasrahvastega ehk siis ka aarjalastega ja nad pidasid ennast Atlantise ülimateks valitsejateks ja hakkasid kasutama siis kristalle, et muuta mikardmaa ja maakaaslaste tihjaid. Nendes tihjate abil on aga võimalik muuta torsoonvälju Kuu tuumas kui ka mikardmaa tuumas ja paraku sai see torsoonväljade tihjatega mängimine fataalseks, saatuslikuks maakaaslasele Fatale. Niimoodi siis lahkus maakaaslane Fata maa orbiidilt, lõhenes siis kildudeks ja üks ülisuur tükk kukkus siis Vaiksesse ookeani Põhja-Ameerika lähedale. Sellega seoses siis muutus maa kaldenurk ja see hakkas siis senise 0 kraadi asemel päiksega võrreldes olema 36 kraadise kalde all. Huvitav, et praegu on maa kaldenurk kuskil 23,5 kraadi, aga siin kirjutab 36 kraadist. Paljud eri rahvast värimused kirjutavad, et maa läks loode suunas kreeni, ehk siis loode suunas vajusid kreeni kõik kosmoses nähtavad tähed ja päike. Ja et maa telg hakkas siis viskama ellipsit, ehk enam ei olnud maa pöörlemine ja maa aastaajad ühtlased, vaid hakkas siis ellipsi kujuliselt visklema, et kord oli siis päike lähemal ühele kohale, kord teisele kohale. Ja nii hakkas siis Jarino päike paistma mikardmaale läbi erinevate maa tähtkujude Svarovi ringil. Isegi maiad kirjutasid ühel püramiidil Ameerikas väike kuu purunes. Väike kuu siis on see väike kuu, mis alles oli, kuigi ta oli keskmine, aga ta oli väiksem kui praegune kuu, niimoodi, et väiksem kuu purunes. Erinevate maade ürikutes kirjas, et päike ja tähed muutsid asupaika taevast. Maa siis nihkus loodesse ja sellepärast sööstsid veed kagusse, kus siis olevat tekkinud vaakum ja selle tulemusena siis kirjutatakse, et 9 maa mannert murdusid ja rebenesid, eraldusid üksteisest. Minul on küsimus, millised on need 9 mannert, mis siis sellest ühest mandrist eraldusid, meie siis teadma peaksime. Kui me nüüd hakkame käsitlema siinjuures maailmajagusid, siis Ameerika on manner, Põhja-Lõuna-Ameerika on maailmajaod, seega saame me kõigest ühe mandri. Euroopa, mis siis on olematu manner, mis on siis kõik Aasia, on siis teine manner. Aafrika on 3. manner ja kui me teame nüüd Austraaliat olevat mannert, kuigi see on poolsaar, see on 4. ja Antarktika on 5. Mina sain kokku lugeda siis 5 mannert: Antarktika, Austraalia, Aafrika, Euraasia ja Ameerika. Ja minul on küsimus, kus on 4 ülejäänud mannert? Sest juttu pole mitte maailmajagudest, vaid mandritest. Isegi kui me hakkame lugema maailmajagusid, tuleb juurde 2 maailmajagu. Euroopa ja Põhja-Ameerikast tuleb siis eraldi välja tuua Lõuna-Ameerika või vastupidi, aga 2 mannert jääb puudu, isegi 2 maailmajagu jääks puudu, kui me loome maailmajagusid. Nii et ega asjad ei räägita, et Austraalia varjab mingeid 2 asustamata mannert, pigem 4, mis siis asuvad tegelikult Antarktise jääväljade taga. See on eraldi teema, sellest praegu rääkima ei hakka, aga kui vanad uurikud kirjutavad, et
lõhenemise käigus eraldus 9 mannert, siis minul on ja jääb üles küsimus, kus on 4 ülejäänud mannert. Siin on kirjas, et hiidlaine tekkis Fata tükkidega Vaiksesse ookeanisse langemisega, mis hävitas seejuures ka Atlantide saare Atlantise ja paljud muud saared ja üldse maad. Käivitas ka vulkaanilise tegevuse igal pool Mikardil, mis siis tõi vulkaanilise tuhaga saaste kõikjale, kus ennem seda paistis päike ja niimoodi siis tekkis päikesevalguse kinnikatmise tagajärjel kuulus suur võimas jahenemine, mida meie ajaluulased, historiaalased ehk siis Toora loost välja kirjutatud teadlased nõrga teega esitlevad jääajana, kuid ei põhjenda seejuures, et kus see jääk tekkis ja millest see tegelikult siis tekitatud oli. Kuna ka Fata kuu siis langes, siis sellest on ka nimi jäänud kõnepruuki muistsete inimeste sõnaslängi fataalne ehk siis fataalselt lõppev ehk siis kahjulike hävitavate tagajärgedega ja fataalne siis sellepärast, et Fata kuu hukutas kukkudes enamuse Mikardmaal elavatest. Ja ka kuupäev 13 sellepärast on nüüd õnnetu, sest see kuu, mis siis tekitas selle fataalse tagajärje, tegi ju Mikardmaale tiiru peale 13 päevaga. On siis teada, et läks mööda mitmeid sajandeid, enne kui jälle atmosfäär puhastus ja päike hakkas taas soojendama maad sel määral, et jääaeg taandus. Väidetavalt paiskas see õnnetu sündmus, millega siis tegelikult mängisid sugukonda reetnud ja punanahkadega, habemetutega siginenud, segunenud rohesilmsed aarjalased inimkonna siis tagasi kiviaega, mis siis eelnevate inimvõimete juures teadaolevalt on inimkonna väga kõva tagasilangus. Ja viimane tärmin on siis 7529 suve eest, mida siis nimetatakse rahu sõlmimisest taevalikust templis. See tähendab siis seda, et selle aja eest sõlmiti siis rahu vägeva rassi, aarjalaste ja Hiina draakonite vahel. Kristlik maailm tunneb seda aega muidugi kui maailma loomise aega ja nemad on siis selle ära põlanud ja võtnud käsitlusele siis selle kristliku maailma aasta arvestuse, mitte enam siis suvearvestuse. Satvarein ja Miira siis on tõlgitav siis nagu maailma loomine ja rahu loomine, et võib seda võtta siis nii ja naa, aga iidsetel aegadel kasutasid meie eellased siis seda rahu sõlmimiseks. Sellisel viisil sõlmiti siis rahu vägeva rassi, slaavi, aarjalaste ja vägeva draakoni, iidsete hiinlaste ehk siis õige nimega ariimide vahel, keda siis veel teatakse Chainide nime all. See oli siis sõlmitud sügisesel pööripäeval 5500 suve esimesel päeval pärast kuulsat jahenemist ehk jääaja algus. Kestis siis 40-aastane sõda, mille võitis siis vägev rass ja selle tähenduseks on siis loodud selline sümbol, kus siis valge vägilane hobuse seljas tapab odaga lohemadu, aga kristlased on siis selle üle võtnud. Praegu on see märk Moskva linna sümboliks, kuid kristlased on seda teinud siis niimoodi, et nad on seda ümber tõlgendunud sellisel moel, et see lohemadu siis hävitas paganate maid, paganate tsaar seisis siis valiku ees, kas ohverdada maole tema tütar või mitte. Madu siis paganad rahule jätaks ja kui liisk langes selle poole, et siis ohverdada maole tütar ja päästa siis sellega paganate maad ja inimesed, siis saabus kangelane ristiusu püha Georgi Pobedonosets, kes siis torkas odaga lohemao surnuks ja sellisel moel läbi sellise võltskuvandi, mida siis hakati esitlema paganatele, suureti paganad siis selle kangelasteo ja selle pühakust kristlase hüvanguks astuma ristiusku. Oli teada, et paganad ristiusku ei astunud ja selle käigus tapeti tegelikult ju ainuüksi siin russide maal üle 9 miljoni inimese, sellest ma räägin järgmises ilmses salvestuses. Ma rõhutan siinkord veel seda, et paganad olid siis juba allalastud vedad, kes olid siis pärast korduvaid termotuuma pommitamisi niivõrd allalastud, ära lõigatud pärimuslikest teadmistest, et nemad enam ei omanud vedalikke ülivõimeid ja paganaid üle võtta oli sellepärast palju kergem. Hanumar ehk siis Rasseenide tolleaegne vürst,
kes siis valitses Belovodjes. Belovodje oli siis seal Irtõši kallastel, praeguse Omski linnaaladel, ja Ahriman, kes oli siis Arimi ja siis Tšainide maa-ala valitseja, sõlmisid rahulepingu ja rahuleping siis sätestas seda, et kahe vägeva rassi ja draakonite elupaikade vahele tuleb ehitada Hiina müür. Seda ka Arimid tegid ja tegid seda niimoodi, et laskavad on kõik nende Arimide ja Tšainide poole ja selle müüri nimeks sai Kitai. See tähendab vene keeles Hiinat, aga Ki tähendab tegelikult siis aeda või eraldist ja Tai tähendab siis vägevat, kuulsat. Seega siis see Kitai, mida praegu tuntakse Hiina nime all kui riiki ja rahvust, oli tegelikult siis vägev raetis, müür, mis siis ehitati mitte ainult Hiinasse, vaid see kulges tegelikult kuni Inglismaani välja. Minu teada on selle pikkus 12 000 kilomeetrit ja see ei olnud igal pool müürina, see läks edasi kaitsevallina, muldvallina, kivivallina, kohati oli ta tehtud puumüürist ja niimoodi on ka Moskvas olemas Kitai korod. See tähendab, et see on hiinlaste linn, vaid see on siis linnajagu, mis on ümbritsetud suure müüriga. Sellest kuulsast sündmusest kirjutas Asvesta ka raamatu Avesta, mis siis oli kirja pandud pergamendile ja kuldplaatidele santijatele, kuid need hävitati ja Iraani valitseja, kes siis valitses ja ei olnud enam inimverd, vaid oli tumedat androidlikku verd, Zarathustra, kirjutas selle moonutatud väljaande Zend Avesta, mida siis keegi eriti hävitama ei kippunud, sest seal ei olnud enam neid vedalikke ülipärimusi, ülivõimeid, mida siis tegelikult pidi varjama ja hävitama. Niimoodi on nad siis osanud, kõik need androidid, moonutada, hävitada ja ära kõrvaldada kõik olulise, mis on puudutanud siis meid, valgeid, vägevaid, loojaliku algaga inimesi. See oli siis viimane kord, kui kosmilised koletised, tondid, androidid, reptiloidid, insektioidid, mollusklased ja igasugused muud ebardid püüdsid siis Mikard-maad alistada kaugemalt, tekitades siis siia erinevaid purustusi. Siis nüüd maabus siia maale siis nende kosmiliste kolevantide dessant ja edasised sündmused hakkasid juba kulgema otseses lahingus inimeste, aarelaste, slaavlaste ja nende kosmiliste tontide, olendite, teemonite vahel, kes olid siis siin võtnud kehalise vormi ja ründasid otseselt inimesi. Selle suurema 40 suve kestva lahinguga ei lõppenud aga inimkonna hädad. Sellega lõppesid vaid nende kosmiliste olendite ja inimeste vahelised võitlused. Nagu nägite, siis võitsid meie vaprad esivanemad, meie hingelise väega ja loolike võimetega esivanemad, neid draakoneid, kes olid siis veel draakonite kujuga, ei olnud läbi teinud geenmutatsioone, siis polnud veel Aadamat, polnud neid Aadama segitisi, kes siis praegu meie seas ringi kõnnivad ja meie vastu sõdivad, ilma meie neid ära tunneksime ja üldsegi aru saaksime, et meie vastu käib sõda meie hävitamise peale. Muidugi on neid, kes sellest aru saavad, kuid neid on väikene vähemus. Suur enamus aga elab suisa sellist hävitajate, nende androidsete, kimääride, erinevate mollusklaste, reptiloidide, putuklaste ehk insektioidide ja muude seinast seina kosmiliste eluparasiitide kõrval ja näeb nendes inimest, kuid ei adu, et nende sees ei ole inimest, neil ei ole sees inimlikku hinge. Kuid edasi jätkus inimkonna hävitamine juba teisel moel läbi nende androidsete olendite inimkuju võtmise ja niimoodi on nad siis sõdinud meiega edasi, kuid sellest juba meie järgmises saates. Kohtume!